No ma ütlen ausalt ära, et ega tegelikult selliseid juhtumeid, kus keegi pöördub näitekirjaniku poole ja ütleb, et kirjuta nüüd näidend ükskõik mis teemal, mis sulle endale parasjagu meeldib ja me lavastame selle ära. Ma võin need juhtumid väga kindlasti ühe käe sõrmede peal kokku lugeda. Tere tulemast vaatama või ka kuulama meie taskuhäälingu teatrist Nuutrumiga järgmist osa. Selles taskuhäälingus võtame me arutelu alla erinevad teatri või ka teatri tegemisega seotud teemad. Ja seekord räägime me siin näitekirjandusest. Mina olen selle saatejuht Triinu Sikk ja täna on minuga siin vestlemas Eesti näitekirjanduse omanäolised ja säravad esindajad, ma julgen öelda Priit Põldma, Piret Jaaks ja Urmas Lennuk. Ja ma arvan, et enne kui me lähme sellise ikkagi vabas vormis mõnusa vestluse juurde, siis võiks veidi tuttavaks saada. Ja võib-olla mitte isiklikult omavahel, aga pigem teie loominguga. Ja ma palun, et iseloomustaksite üksteise loomingut või siis kuidagi ütleksite, ma ei tea, mõned märksõnad või ka mingi emotsiooni, mälestuse kuidagi teineteise kohta. Äkki Priit, sina alustad ja ma palun, et sa ütleksid Urmase loomingu kohta midagi. Kui ma mõtlen Urmase tekstide peale, siis vist esimene asi on selline hästi soe ja südamlik tunne, mis neist tuleb või kuidagi selline tunne, et see inimene, kes need tekstid on kirjutanud, usub sügavalt ja põhimõtteliselt sellesse, et kõik inimesed on tegelikult head ja et kui me seda ka üksteisele julgeme välja öelda või kuidagi natuke rohkem väljendada seda, kuidas me üksteisest hoolime, et siis on meil kõigil koos elada natuke parem. Et mingi see põhitoon läbi minu meelest kõigi Lennuki tekstide, nii tema oma näitemängude kui dramatiseeringute ja igasugu töötluste kuidagi jääb kõlama. Ja üks huvitav teema minu jaoks on seal lähisuhted ja inimeste sellised kokkupõrkumised ja hõõrdumised ja üksteise leidmised ja minu jaoks on olnud kuidagi läbi väga erinevate Urmase tekstide kuidagi just isade ja tütarde suhted kõige intrigeerivamad või kõige paeluvamad või kõige puudutavamad. Ja siis veel mu meelest on kuidagi väga huvitav ja tähelepanuväärne see, kuidas Urmas käib keelega ümber või see, mis ta eesti keelega teeb, ütleme, et selline poeetiline funktsioon on tema tekstides väga tugevalt esil. Tundub, et alliteratsioon ja assonants on tema lemmikvõtteid ja üldse igat laadi sellised motiivikordused ja väikesed muutused ja see, kuidas keel ise hakkab tekitama tähendusi või viima lugu ja dialoogi edasi või kuidagi on hästi selge see, et need tekstid on kirjutatud just eesti keeles või et need lood jutustavad ennast läbi eesti keele. Ja siis ma tahtsin veel öelda, et mulle on kõigist Lennuki tekstidest võib-olla 2 tükki, mis on mulle kuidagi iseäranis hingelähedased. Ilmselt ma sattusin neid lavastusi nägema sellises õrnas eas, kus asjad lähevad väga korda või saavad kuidagi väga tähenduslikuks. Ja need 2 teksti on Kadunud tsirkus ja Tappa laulurästast. Kuidagi nende mõlema puhul mingi selline õhulisus või poeetilisus või teatud selline saladus, mis nende tekstide sisse jäi. See, et seal on palju vihjeid ja motiive, aga neid ei avata võib-olla
lõpuni või no need tekstid mõjuvad nagu luuletused oma teatud sellises õhulisuses, hõreduses, selles intensiivses pinges, mis jääb sõnade vahele. Nii et aitäh sulle, Urmas, nende tekstide eest. Ja, võta heaks. Siin oli tõesti juba väga palju ju mingeid märksõnu ja asju, aga võib-olla praegu jätame need sinna paika ja Urmas ei ütle praegu omalt poolt midagi, sest küll pärast on aega oma loomingust ja tegemistest võib-olla põhjalikumalt rääkida. Urmas, kuidas sulle Pireti tekstid, mis sulle sealt tundub, et... Pireti tekstides on... ütleme, Pireti tekstidest minu huvi äratas kõigepealt näha roosat elevanti, et sealt ma sattusin sealt ma hakkasin jälgima kohe, et mida see Piret kirjutab kogu aeg, sest ta oli üle hulga aja üks selline Eesti näidend, kus on see saladus, ma tean küll, paljud on lugenud ja ütelda, et tegelikult ma arvasin kohe, et niimoodi see on, aga minu jaoks ta hoidis seda saladust nii tugevalt seal, et Eesti näitekirjandus kuidagi on seda saladust hästi vähe, et kõik on selline liigub väga narratiivi pidi ja on olemas ja juba tead, naudid võib-olla midagi muud seal. Aga Pireti tekstid, siis ma hakkasin lugema neid rohkem ja mulle kohutavalt meeldivad esiteks need tegelased, kes ei ole sellised, kuidas öelda, välja lõigatud, vaid nende vastuolusid on ikkagi päris suuri kohati, et mis mulle õudselt meeldib, et nad ei ole sellised, et ma saan neist lugedes kohe aru, et ta on selline, ma saan kuskile kasti panna. Et mulle meeldib see, et tal järjest avanevad, ta ongi selline saladuse vaikselt väljaandja, et mulle kohutavalt meeldib see, et ma nüüd uuest Öökuningannast ka juba kuulsin, et seal on mingi puante ja mesimehega, et ma siis nüüd lähen järgmisel nädalal lähen seda vaatama, et ma isegi ei hakanud lugema seda, et tavaliselt ma loen tekstid läbi, aga seal on jah mingid sellist kummastavat, et ma mingil hetkel mõtlesin, et nad ei ole minule tuttavad tegelased otseselt, et osad elavad linnades ja osad on sellised düstoopiates ja nad on kuidagi sellised nagu teisest maailmast, aga see oli valged põdrad või kuidas ta pealkiri lõpuks oli jah. Näidendi nimi on Siirderiitujad. Siirderiitujad oli jah, ma mõtlesin, et ta jäi lavastusena, jäi valged põdrad ja et ma mõtlesin, mingi viga seal on. Siirderiitujad, võt sealt hakkas mulle see kohale jõudma, et tegelikult ei peagi need inimesed olema mingid maakad, eks ole, Pireti näidendites, et nad räägivad tegelikult mulle väga tuttavatest inimestest ja probleemidest, et võt see mulle, siis mulle avanes teine kihid sealt, et ma ütlen, et ühte autorit peab palju lugema, et tast saada see teised kihid ka kätte, mis tal tegelikult on olemas, aga mida võib-olla ise ei oskagi niimoodi välja nokkida kohe. Et jah, aga põhiline ma arvan küll, et minu jaoks on mis mind hoiab Pireti tekste lugemas, alati on see saladuse või sellise mingi asi, mis jääb ütlemata, aga või isegi kui ta on, lõpus tuleb välja, aga ta on kuidagi õhus kogu aeg ta hoiab mingit sellist kohutavalt head pinget, et ta on lugeda mõnus, et ma juba mõnikord tean ette, et sealt nüüd midagi tuleb, aga ma ei hakka isegi nuputama, et see ei ole mingi krimka, et ma nüüd tahan teada, kes mõrvas, vaid ongi see, et kuidas see tuleb ja kuidas ta tuleb õigel hetkel alati välja, et mulle see pööraselt meeldib, et see läheb iga aastaga järjest huvitavaks. Nii, ja Piret, kuidas sa Priidu loomingut näed? Minu esimene kokkupuude Priidu loominguga oli näidend Ilmavõõras. Me mõlemad õppisime tol ajal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Priit veel bakalaureusõppes ja mina doktoriõppes juba, mistõttu mulle anti võimalus seda tööd siis juhendada. Ja see ei olnudki mingisugune juhendamine selles mõttes, et me hakkasime kuidagi hästi võrdsetelt positsioonidelt tööle tegelikult.
et Priit ikkagi kuulas, mis ta tahtis kuulata ja mina rääkisin, mis ma tahtsin rääkida ja kusagi ikkagi saime nagu kokku seal vahepeal ja see oli hästi tore. Ja see Ilmavõõras siis rääkis tegelikult ju Uku Maasingu loomingust ja elust ja ma sain kohe aru, et Priidu näol on meile sündinud selline hästi huvitav näitekirjanik, kes tegeleb teiste Eesti autoritega ja ajalooliste figuuridega, aga enne kõik kohe paistis silma see huvi Eesti kirjanike vastu. Ja see oli minu meelest tänuväärne. Ja kohe tundus isegi huvitav, et niivõrd noor inimene ja võtab selliseid vanu kirjanikke ette või kuidagi, et see oli ka fenomenaalne tol hetkel. Ja edasi ma sain siis, ma arvan, et ma olen 6 Priidu näidendit lugenud, vaadanud, võib-olla rohkemat lavadel. Ja siis järgmisena mulle meenub kohe näiteks 3 ahvi, mis oli täiesti teissugune lavastus, näidend, oli postdramaatiline, Priit oli seal viimast lavastusdramaturg ja hästi sellistest fragmentaarsetest kildudest moodustub hästi tugev tervik, mis kõneleb meie kaasajaga hästi värskelt ja tugevalt, selline niimoodi pingestatult ja tõesti pringilt, ma ütleks. Et selliseid, teatrile heidetakse hästi tihti ette, et ta ei räägi tänapäevast, et ta on natuke aeglane meedium, aga Priit ja Ringo tollal siis tõid sellise pandeemia ängi selle lavastusega ette ja siis ma sain aru, et ahah, et siin on sellist, Priidus on sellist mitmekülgsust, et ta suudab ikkagi teha nii sellise klassikalise well-made play kui ka sellise hästi nagu huvitava postdramaatilise asja. Ja tegelikult minu lemmik, absoluutne lemmik Priidu näidenditest on dokumentaalnäidend, mis on siis Teises toas ja esietendus Eesti Noorsooteatris. Ja kuna mul endal on väga suur huvi dokumentaalteatri vastu, mis ei taha raugeda kuidagi, et siis ma läksin hästi suure, tõesti põnevusega vaatama seda, kuidas seda teemat siis, milleks on siis naistevastane vägivald, lähisuhtevägivald, et kuidas seda teemat, mida on niivõrd palju käsitletud ja ka meedias hästi mitmekülgselt avatud, et kuidas Priit on nüüd seda siis käsitlenud sellisel viisil, et see ütleb mulle ikka veel midagi. Ja see oli tõesti värske, terav ja seal oli kasutatud ka mitmesuguseid dokumentaalteatri vahendeid erinevalt, et tavaliselt heidetakse dokumentaalteatri ette, ta kasutab peamiselt monoloogi vormi, aga seal oli kasutatud rohkemaid selliseid tekstiloome vahendeid. Ja ma saan öelda, et sellesse lavastusse ja ka teksti oli kodeeritud sellised tugevad pingestatud momendid, mis ongi väga oluline sellise sotsiaalse probleemi puhul, et need tuuakse välja nii, et minus toimub kui publikus muutus ikkagi, et kui ma seda vaatan, siis see probleem tuleb mulle ihuliselt hästi lähedale ja vaimselt ihuliselt kuidagi. Ja sellest tekstis see oli kõik olemas, et ma saan öelda küll, et see väga olulise sotsiaalse probleemi avamine on Priidul nagu käpas, et ta suudab selle teravalt tuua esile. Ja kuidagi selline mitmekülgne näitekirjanik, ma ütleks enne kõik. Et koos Mari-Liis Lillega tegime Teises koos Mari-Liis Lillega. Ja. Et kuna siin praegu see dokumentaalteatri ja dokumentaallugude nagu teema juba tuli esile, siis ma võib-olla jätkan hetkeks selle suuna pealt. Mulle tundub, et Priit ja Piret, teie just nimelt mõlemad olete ju ma ei tea, näidendeid või dokumentaalteatriga tegelenud ja mulle tundub, et võib-olla see on mingi teadlik selline suund või huvi. Et Urmas, sina vist, mulle tundub, et tegeled pigem selliste igavikulisemate teemadega või kuidas sulle tundub? Ma ei tea, ma lihtsalt praegu mõtlen, et Klaaslaps on, nüüd tuleb sügisel välja, on ka dokumentaal, aga kuidagi ma tegelesin kogu aeg selle dokumentaalsuse ära kaotamisega sealt elu eest, et nagu seda lugu ennast, et ma vist olen väga, väga dokumentaalsuse ära kaotaja rohkem. Et ma ei oska, siis ma teen ta kuidagi inimeste peale, ehitan üle vist. Aga kas te näete enda loomingus või kas te olete enda jaoks kuidagi sõnastanud, et teil on mingi, ma ei
tea, mingi missioon või mingi eesmärk või mingi suund kuidagi teadlikult võetud, mida te tahate edasi anda? No mina ikkagi pean ennast selgelt inimeseks, kes seisab naiste õiguste eest, et selles suhtes ma olen enda jaoks selle välja kristalliseerinud ja ma ei saa ka sellest lahti isegi, kui ma püüaks, et minu varasemas loomingus, ma arvan, on selliseid näiteid, kus mehed võib-olla saavad rohkem sõna, kui nad tänapäeval saavad minu näidendites. Aga jah, et need sotsiaalsed probleemid on mul teravalt fookuses ennekõike ja just see, et luua selliseid rolle, mida oleks naistel huvitav mängida, sest jätkuvalt, kui me mõtleme selle pealt, näiteks Hollywoodis tehakse iga aasta sellist toredat tabelit, et kui palju saavad filmides naised sõna. Ja see on selline hästi vahva tabel, sest see protsent on jätkuvalt väike kogu aeg. Et see, ma saan aru, ei ole nagu väga palju ajas muutunud ja parimatel aastatel see mitu, või kui palju saavad naised sõna, on siis kuskil seal 30% juures. Absoluutne rekord on vist 40. Et seni, kuni see olukord ei ole võrdsem, seni ma jätkan oma missiooni ja valitud teed. Aga mitte ainult sellepärast, vaid ikkagi ka, et näidata sellist süsteemset vägivalda selleks, et tuua naiste hääli üldse rohkem esile erinevates vormingutes, näidata naisi erinevates ametites näiteks. Ja nii edasi, et ma tänaseks päevaks lihtsalt olen saanud aru, et see ei ole lihtsalt ainult missioon, vaid see on ka kuidagi mingisugune päris osa, mis on minusse kasvanud. Et ühelt poolt jah, et kuidagi missiooni tundes seda kõike jälgida on oluline, aga teisalt ma olen ka ise kasvanud sellesse kohta kuidagi välja ja ma ei tea, kelle toel või kelle torkimisel, aga see on nii läinud lihtsalt. Priit, kas sulle tundub? Oled sa midagi võtnud või sõnastanud enda jaoks? Ei tea, ma küll ei oska niimoodi öelda ja võib-olla natuke isegi pelgan selle välja ütlemist või mingisuguseid nagu teemasid ja sarnasusi oma tekstide vahel ju ka nagu ikka ise näen, aga ma kuidagi ei taha väga neid nagu ka enda jaoks kuidagi väga ära sõnastada või alla joonida. Ja mis puudutab seda dokumentaalsuse asja, siis tähendab, see on oluline ja huvitav ja kuidagi hästi inspireeriv ja arendav olnud nende dokumentaaltekstide tegemise juures kuidagi see võimalus inimestega kokku saada või kuulata teiste inimeste lugusid, nende mõtteid ja seda, kuidas nad oma elu näevad ja mis on see nende kogemus või kuidas nad seda sõnastavad. Et mind see vist lihtsalt selles mõttes teised inimesed inspireerivad ja ka mingite tekstide puhul, mis ei ole kuidagi otseselt dokumentaalsed, siis ma olen nagu otsinud võimalusi saada kokku inimestega, kellele need teemad on kuidagi tuttavad või lähedased või kes on midagi analoogilist oma elus läbi teinud või mingite selliste probleemidega kokku puutunud oma töös või elus, et selles mõttes jah, mulle meeldib inimestega kohtuda, et see on see, mis mind selle nagu dokumentaalteatri juurde tõmbab. Jah. Ja see vist kuidagi ka üldisemalt, jah, vist nagu eelkõige see kõlab muidugi nii laialt ja suurelt, aga mind vist jah, kuidagi huvitab ikkagi, mis inimesega toimub praeguses ajas või mingite maailmas toimuvate muutuste keskel, mis siis inimese sees toimub või kuidas ta nende asjadega kohaneb.
ja vahetevahel ühesõnaga, et see nagu nende teemadega tegelemine ei pruugi tähendada alati seda, et kuidagi et rääkida kaasajast kaasaja kaudu, vaid et mingite teemade puhul või mingid lood just nagu kuidagi käivitavad või inspireerivad mingid nagu varem toimunud lood, aga vähemalt mu enda jaoks on seal küll alati mingi selline, et tegelikult ma nagu enda jaoks sisimas tegelen küll nagu oleviku ja tulevikuga, aga ma ei tea, kas see alati üle rambi jõuab. Aga Urmas? Ma jäin ka mõtlema nüüd, et mis asi see on, et eks põhiliselt ikkagi on, kuna ma olen kokku puutunud selliste lavastajatega nagu Raivo Trass ja siis temalt jäi külge see nagu, ma sain aru, et teda huvitab, mis asi see eestlane on ja mis seal eestlase sees on. Ja sealt on tekkinud ka selline mingi enda tunnetus, et mind väga huvitab ikkagi see, mis see eestlane ongi, et mis see, järjest nagu hakkab tunduma ka, et ma ei tea, kaua meid on sellisel kujul eestlastena, ütleme juba, on hädakraaks ka, et keel vaikselt hääbub ja võib-olla sellepärast ma nii palju seda allkriimi kasutan, et seda keele ilu natuke alles hoida, aga natuke hirm on selles suhtes, et kui Nõukogude ajal võideldi selle Vene mõjutustega päris palju ikkagi ja see oli nagu auasi siis inglise mõjutustega, mida tänapäeva noored hästi palju kasutavad ja keelde toovad, et sellega nagu ei tegelda või ikka virisetakse vahel, aga ta nagu kuidagi nii sulandub siia meie sisse, et isegi aeg-ajalt võtad mingeid asju, millest saad aru, et nad ei ole tegelikult Eesti päritolu, vaid tulevad meile kuskilt inglise keelest. Aga tee, mis tahad, et see ongi keel muutub ja ma ei tea, kaua seda keelt sellisel kujul on. Aga ikkagi huvitab see, et ma mäletan väiksena juba mind huvitas, et mikromootor ära lõhkuda, et mis seal sees on, et see oli hulga huvitavam, kui sellest teha mingisugune auto, mis sõitis, et eks ma armastangi vist rohkem nagu mingi asja võtta ja selle ära lõhkuda ja siis vaadata, mis seal sees on. Selles suhtes mulle dokumentaalprojektid väga huvitavad, mõjuvad, et ma saan aru, et kuidas seda kõike saab teha tuhandes eri vormis, et kunagi oli Karusoo stiil, et selline lahtine otse jõuliselt, et aga praegu on see dokumentaalteater nagu muutunud hästi mitmekihiliseks, hästi mitme servaga ja minu arust on see, mis Piret ütles, et ta naiste teemadel nagu kirjutabki või tunneb nagu missiooni selles suhtes, see on väga, väga mõistlik selles suhtes, et ega neid naisi ei ole ülemäära siin nagu teatrisse toodud või naisteemasid ka, et eks need naised saavadki neid tuua rohkem. Et mäletan, mulle ka kunagi üks kolleeg ütles, et sina Lennuk mõtled ju nagu naine, et tagantjärgi ma saan aru, et see mul mingil hetkel mul naistegelased muutuvad huvitavamaks, aga ma saangi aru, et see suhtumine on vist nagu kuskil liival ikkagi peidus kogu aeg, et naised mõtlevad teistmoodi. Et selles suhtes on see ainult hea, et keegi ka nende hääletoru on. Seda enam, et naine. Aga ma ei sedasi ei oska nagu, see eestlus on see põhiline või mis inimese sees on, et eks ma sedasi vaikselt nokitsen neid tükkideks võtta ja siis tagasi kokku kleepida oma suva järgi. See järgmine mõte võib-olla käib ka kaasas veidi selle sama mingi missiooniga. Ma lugesin tegelikult, kui Piret Head read festivali raames vestlesid Sveta Grigorjevaga, kes oli ju meie siin eelmises saates külaline ja te kasutasite sellist väljendit nagu vaikne vastupanu. Ja ma jäin sellele mõtlema ja mulle hakkas see meeldima ja ma tahakski küsida, et kas te kuidagi tunnetate seda enda loomingut või et kas see kirjutamine teie jaoks on kuidagi selline vaikne vastupanu või moodus, et ma ei tea, ühiskonda kuidagi suunata, mingeid teemasid ühiskonnas kätte näidata, ma ei tea, kuidagi salaja mõjutada?
ja see tõesti kujunes kuidagi välja, et Svetaga me vestlesime tegime seda head vestlust ja hästi huvitav oli see, et tegelikult Sveta, eks ju, oli esindatud oma luulekoguga Frankenstein ja mina olin esindatud oma romaaniga Taevatütred, mis justkui peaksid asuma diametraalselt täiesti eri kohtades, et üks selline hästi kaasaegne värske selline, nagu kuidas ma ütlen, isegi räppluule võib-olla ja teine on siis üsna klassikalises vormis ajalooline romaan. Ja samas me leidsime niivõrd palju ühiseid teemasid ja see oli niivõrd imeline vestlus selles mõttes, et kuidas tegelikult ikkagi need samad teemad on õhus ja võimalik, et me siin täna leiame ka, et need samad teemad on tegelikult õhus. Ja see vaikne vastupanu tekkis ühe sellise läbiva joonena meie mõlema loomingus. Ja kui ma nüüd mõtlen Taevatütarde peale, millest see tõukus, siis tegelikult see ju räägib naistest sõjas. Naistest esimeses maailmasõjas ja ega see ei ole koht, kus kõvasti sõna võtta ja veel sellises keskkonnas nagu Osmani impeerium, mis on siis meile ikkagi kultuuriliselt väga erinev, kui läheb üks Balti-Saksa missionär sellisesse kohta, et see vaikne vastupanu oli seal teemana sellesse hästi tugevalt sisse kirjutatud. Aga millega Sveta tegeles, oli ikkagi tantsukunst ja selline, et kuidas sa saad protestida ilma aktiivselt protestimata. Ja need mõlemad siis asjad hakkasid omavahel hästi tugevalt kõnelema, sest ka Hedvig Püll, kellest Taevatütred räägib, protestib ilma aktiivselt protestimata. Ja võimalik, et see on kirjanikega selline päris osa, et kuidas luua positiivset muutust sõnaga. Keelega, sõnaga ja ehk siis sõna on tegu ja sõnaga siis luua seda maailma igapäevaselt. Et selles mõttes kindlasti mina väga suhestun selle mõttega, et ma ei tea, kui vaikne see nüüd on see sõna, et see võib päris vali olla teinekord, aga ma tõesti usun hästi siiralt ja võimalik, et naiivselt ja ma ei kavatse loobuda sellest naiivsusest vist ka, et see tõesti vormib tegelikkust. Ja ma ei tea, kuidas kolleegid arvavad. Ei peabki olema, näitekirjanduses igasuguses loomingus peab olema naiivsust ja peab olema egoismi, et need on kaks asja ja ma ei oskaks muidu kuidagi hakkama saada, et. Ja ega see on selles mõttes ikkagi hästi tuttav või eks mina ka mõtlen selle peale, kui ma mingi teema valin või mingist lugu jutustama hakkan, et ikkagi ju tahad rääkida neid lugusid, mida veel ei ole räägitud või mingi sellise kandi pealt, mille pealt ei ole veel räägitud või ka see, et anda hääl kellelegi, kelle puhul tundub, et tema hääl ei ole piisavalt kuuldav praegu, et loomulikult need vahendid, mis meie käes on ju ka et see, mis me nendega ühiskonnas peale hakkame, et see ei ole kuidagi suvaline või vähetähtis. Jah, et selles mõttes see vaikse vastupanu mõiste on küll hästi ilus ja kõnetav. Aga te kõik olete ju lisaks täitsa oma lugudele ka dramatiseerinud ja lisaks on täpselt seesama, et veel teiste lugusid oma lugude sisse pannud või kuidagi teiste lugudest inspireerituna oma lugusid loonud. Aga et kui erinev see teie jaoks on see, ütleme, nullist oma teksti loomine ja siis, ütleme, dramatiseerimine? Mina nüüd olen vist kõige vähem seda teinud tegelikult, et mul on ainult üks tekst, mida ma saan nimetada dramatiseeringuks ja seda ka osaliseks dramatiseeringuks, mis on siis Virginia Woolfi Orlando, mis etendus Haapsalu teatristuudios. Ja see oli siis, ta põhines Läänemaa naiste elulugudel ja Woolfi Orlando ehk siis on selline pool on umbes dramatiseering ja üsna autoritruu dramatiseering seal juures veel. Et selles suhtes ma ei tea, aga ma pigem läheneksi võib-olla dokumentaalse materjali kaudu sellele küsimusele, et
et kuidas on erinev see, kui ma võtan alusmaterjaliks dokumentaalse materjali, mis on ju ka tegelikult ikkagi lahtitõuge kellegi teise pinnalt või kellegi teise kogutud faktide pinnalt sel juhul, eks ju, kui ma ise ei kogu neid fakte, et alati ju kombineerin ka teiste kogutud fakte, et mingisuguseid ajaloolisi allikaid erinevaid või siis just kaasaegseid allikaid, kas või, ma ei tea, inimarengu aruanne, eks ju, mida ma sinna kõrvale loen. Või siis see, kui ma mõtlen nullist välja enda loo ala Näharoosat elevanti, Öökuninganna või Siirderiitujad. Et see on küll väga erinev lähtepunkt. Et see materjal ise on niivõrd tugev, mis dokumentaalses on, et sa ei saa sellest kuidagi mööda vaadata ja mina suhtun ka üsna suure respektiga sellesse materjali, et ma ei painuta seda väga tugevalt enda tahte järgi, vaid ma just nimelt lähenen sellele antusele ja pigem üritan leida enda sees neid vahendeid, et kuidas ise painduda siis selle järgi. Aga kui ma loon tõesti nüüd sellist näidendit, siis ma lähenen kuidagi hästi suure vabadusega ja hakkan võib-olla mingist motiivist pihta, mingist fragmendist pihta ja kuidagi arendan seda ühte suunda ja veeretan ja see küpseb tükk aega. See on selline hästi loominguline ja võib-olla kaoseline protsess, et kui see dokumentaalnäidend on süsteemne, selle loomine on ka süsteemne ja teinekord ka, kuna ta põhineb sotsiaalteaduslikel meetoditel, siis see meetod ise ka kammitseb sind. Ehk siis see pingeväli on hästi suur. Ja see mind tegelikult intrigeeribki selle puhul, ma arvan. Ja mingi vastutus ikkagi. Tohutu vastutus nende inimeste sõnade ees, nende faktide ees ja selle ajaloolise tõe ees ka. Jah, ma vist enam-vähem olen Piretiga nõus, et ta nagu jah, just nimelt see nagu struktuuri ja vabaduse suhe on vist küll see, mis põhiliselt erineb, et kui sa võtad mingisuguse ja tõesti siin on minu meelest ka dokumentaaltekstide ja dramatiseeringute puhul selles mõttes nagu sarnasus, et kui sul on sul seda materjali tööle hakates on nii palju rohkem, kui sul mahub sinna teatriõhtusse ära, et siis seda olulisemaks muutubki see struktuur, mille järgi sa selle üles ehitad või mis fookuse sa valid, et seda üldse kuidagi, mis nurgast sa hakkad seda asja vaatama ja seda tervikut looma, võrreldes siis selle originaalnäitemängu loomisega, kus sa pead nagu või millele mina lähenen küll enamasti nii, et ma hakkangi seda nagu materjali looma, mida ma hiljem siis hakkan struktureerima või et ma tekitan endale selle põllu, mille pealt hakata siis seda asja lõpuks kokku panema. Aga jällegi mingis sisemise häälestuse koha pealt jällegi sul peab olema see, mis sind käivitab või töös hoiab või mis sind praegu kuidagi ennast pingestab, et selles suhtes need protsessid võib-olla nii väga erinevad ei ole. See konkreetselt mis sa tehniliselt seal nagu arvuti taga olles teed, on nagu erinev, kus sa töötad rohkem erinevate klahvidega ja kus sa põhiliselt kasutad seda Ctrl-C ja Ctrl-V-d. Et see võib olla, aga jah, midagi tahtsin veel öelda, võib-olla tuleb hiljem meelde. No ma mõtlengi, et see dokumentaalloo või kuidas siis öelda, dokumentaalteatriga tegelemine, et miks ma seda ilmselt pelgan, ongi see, et see sama, mis te ütlesite, vastutuse moment või et seal nagu tekib, ma olen väga arg inimene, siis tekib see hirm, et kuidas ma ikkagi hakkan kasutama neid asju, mis on päriselt olemas ja et võib-olla see vastutustunne ei ole mul nii paigas, kuigi seal on jälle see moment, mida Pireti välja, et see missioonitunne, et tegelikult peakski võtma kuidagi sellest hirmust üle olema ja sellega tegelema, aga äkki ma veel jõuan, et elan mõned aastad. Aga sina oled ikkagi ju tegelenud nii palju klassikaga, et kas sellega ei ole see sama mingi vastutus või selline, kas see sind ei kammitse või ei hirmuta? Seal ma mõtlen lihtsalt, et see on ainult teater ju.
see ei hirmuta nii palju kui päris inimeste elud, et ja dramatiseerimise juures on lihtsalt see, et sa loed ja ühel hetkel ju märkad midagi, mida varem ju lugedes ei ole märganud ja mida ei ole ka välja toodud kuskil ja siis hakkad vaatama, et kas autor on seda teadlikult mõelnud või ei ole, kas ta seda kuskil veel kasutab ja siis sealt hakkab mingi oma lugu hargnema ja see on selline mingi teise külje näitamist. Igaüks loeb mingi romaani läbi, siis see kujutlus on ju väga erinev kõigil või see pilt või see emotsioon, mis sealt tuleb või see atmosfäär. Aga teatri puhul me ikkagi püüame seda suunata, et kõigil tekiks võimalikult ühene, kuigi ei teki, aga ühene pilt, et vähemalt mina püüan sinnapoole, ma ei tea, kuidas teised. Aga kuidas teil on suhe ütleme tellimustöödega või et muidu käib hästi palju jutust läbi see, et ikkagi endale olulised teemad ja mingi selline suund või missioon, aga kui keegi teine, kui see teema ja suund tuleb kellegi teise poolt, et kas see saab ikkagi töö käigus nagu omaks või kuidas see käib? See on väga erinev jah, et näiteks vahel on nii, et need visioonid langevad kohe kokku. Näiteks me tegime Marta Liide Jakoskiga dokumentaallavastust Lõpp, kus me siis viisime läbi intervjuusid hingehoidjatega ja ka inimestega, kes olid mineku eel juba. Ja see teema tuli tegelikult Marta poolt ja ma haakusin sellega koheselt. Ehk siis see on mingis mõttes justkui tellimistöö, mis oli ka minu enda südameprojekt siis nii öelda. Aga teisalt teinekord on just sellised, ma ütlen ausalt ära, et ega tegelikult selliseid juhtumeid, kus keegi pöördub näitekirjaniku poole ja ütleb, et kirjuta nüüd näidend ükskõik mis teemal, mis sulle endale parasjagu meeldib ja me lavastame selle ära. Ma võin need juhtumid väga kindlasti ühe käe sõrmede peal kokku lugeda. Ehk siis seda ei juhtu väga tihti. Aga sellisel puhul küll, et keegi tuleb teemaga, et teda kõnetab mingisugune teema, lavasta enamasti siis, filmis tihti produtsent ka, et teda kõnetab mingisugune teema ja et kas aitaks mul seda vormida, seda leida sellele siis sõnad, eks ju, või mingisugune vorm, et seda juhtub tihti peale ja seal ma olen ka loobunud. Et kui see on selline projekt, et ma tunnen, et see ei ole see teema, mis mind praegu käivitab või et ma olen oma eluga kuskil hoopis teises kohas, siis ma olen tõesti tellimusest ka loobunud. Aga vahel jah, juhtub selliseid imelisi hetki ka, kus kõik asjad langevad kokku ja ongi kohe see ideaalne projekt, mis pakutakse. Aga ikkagi siis sa tellimust vastu võttes mõtled, et kas see on see sinu teema või kas loomingu puhul tuleb seda mõelda jah, et kus ma ka ise olen ja ma olen ka andnud teinekord nõu, kuidas võiks sellele läheneda nii, et mina sellega kaasa tulen. Aga siis on ka juhtunud, et me ei jõua kokkuleppele ja no ma ei tea, mina olen rohkem just selline masin, et kuskil pihta. No elama peab, et üks asi on see kindlasti ja selles ma olen Piretiga väga nõus ja ma arvan, et Priit ka, et neid asju saab ühe käe sõrmedele üles lugeda, et mida on pakutud, et mine lenda tee midagi, mis ennast nagu põletab, et aeg-ajalt tuleb, aga ikkagi väga-väga harva, et sellepärast mul ongi tunne, et teater nagu või kuidas ma ütlen, teater ja selline subjektiivne mõiste nagu ei usaldata väga näitekirjaniku või autorit, et tegelikult neil on tunduvalt rohkem öelda, kui neil öelda lastakse, mul on tunne nagu Eesti näitekirjandust lugedes küll. Ja, ma ikka suhtun hästi tellimustöödesse, aga eks selles mõttes jah, see filter nagu kuidagi peab enda jaoks olema hästi tugev, et kas mind midagi praegu siin käivitab selles teemas või kas siin või ka selles vormis või vahetevahel nagu vahetevahel lihtsalt need inimesed, kes kutsuvad, on ise niivõrd inspireerivad ja sütitavad ja kuidagi tahaks selles koosluses olla, et see su roll ongi kuidagi toetada ja aidata kaasa selle koosluse toimimisele ja need inimesed ise kuidagi on need, kes inspireerivad ja siis ju üldiselt ütleme, inimesed, kes kuidagi inspireerivad, siis enamasti need teemad, mis meid inspireerivad ka kuskil see kokkupuutepunkt on.
see on jah, et ikkagi nende tööde puhul, mida ma olen teinud, ma olen küll nagu selle käiviti alati enda jaoks leidnud. Aga mis on selles mõttes erinevate tööde tegemise puhul minu meelest ikkagi väga, väga hea ja vajalik, et mina küll ei suudaks kirjutada, ma ei tea, rohkem kui 1 originaalnäitemängu aastas. Et see nagu just nimelt, et kui sa võtad mingi teema, mis sind ennast kuidagi põletab ja sa hakkad seda maaki ise kokku kandma, siis see on nii aega nõudev ja nii palju energiat nõudev töö, et kui see valmis saab, siis on tunne, et nüüd on küll nagu on tühju sees, et siis on väga hea, kui keegi tuleb mõne tellimusega või mõne sellise, just nimelt minu jaoks see nagu dramatiseerimise ja lavastusdramaturgi tööd on selles mõttes hästi-hästi vajalik just nimelt ka sellepärast, et teha midagi muud või mingisuguse teise kandi pealt tekstiloomele või teatrile läheneda või selles protsessis olla, et see, et niimoodi järjest kirjutada ainult originaaltekste, ma ei tea, kuidas teie tunnete, kas te suudate? Ega ongi, see on tegelikult, kui saad vanemaks, siis koguneb elu jooksul neid asju, mida mõtled ja mul on veel kuskil 10 asja, mida ma kogu aeg lükkan edasi, et ma sellega jõuan ja vaikselt mõte ju liigub edasi. Kuni ühel hetkel ongi see hetk käes, et meil tekib kuskilt mingi auk ja ma saan selle ära kirjutada, mis ma olen tahtnud, aga see võtab tõesti aega, et seda aastas nagu nullist alustada mõtlemist ja kõike, et see ei ole võimalik ja ta peab ikkagi olema nagu mingi eeltöö kuskil vaikselt aastatega olnud settinud ja selekteerunud, et siis on see võimalik aastas, ma arvan 2-3, nüüd tuleb riigikaitsemaks, siis me peame kirjutama mitte enam 1, vaid 2, eks ole, näidendit aastas. Ja tõesti, et neid ideid ju koguneb kogu aeg, mida tahaks vaikselt ära kirjutada, aga teisalt ma olen nõus ka sellega, et eks see on üksik töö. Ja kui on mõni inspireeriv seltskond, siis ei ole midagi toredamat, kui olla lavastusdramaturg selles seltskonnas ja kuidagi põleda koos selle seltskonnaga, et kirjanikutöö on alati selline, et mina ja arvuti ja mu 3 tassi kohvi, et see ka ikkagi muutub kuidagi selliseks üksluiseks ja tahaks teistelt impulsse võtta ja vastu anda ja nii edasi. Ja ei ole jah üksildasemat ametit, kui tegelikult tekstikirjutaja amet on. Aga see on küll õige, mis Priit ütles jah, et ja sa kinnitasid, et hea seltskonnaga mõnikord täiesti ka selline teema võib tulla kõne alla, mida ma mõtlen, et see ei ole never ever minu teema, eks ole. Aga see on see, et rikkad inimesed rikastuvad üksteist ja see rikas suhtlus nagu muudab selle isegi pealtnäha võõra ja kauge teema kuidagi omaseks ja sa hakkad seal märkama neid asju, mida nemad näevad ja see muutub. Mõnikord ongi minu jaoks olnud nagu mingi selline, mõtlen, kuidas ma selle teen, ma ei kujuta üldse ette, mis ma sellega teen. Ja kui see hakkab pihta ja sealt avanevad mingid kihid teiste poolt, mingid impulsid, mida nemad mõtlevad ja märkavad, et issand jumal, et see protsess on ise hulga huvitavam kui see kirjutamine või see, kui ta valmis on, et mõnikord on ka selliseid hetki olnud. Ja. Aga kui palju teil on kirjutades silma ees näiteks need näitlejad, kellele, kui on juba teada, näitlejad, kes on trupis näiteks või kui palju on silma ees lavastaja, kui on teada? Et kas see kuidagi mõjutab see? Mul on küll mitu korda olnud see õnn, et ma tean, kes seal trupis on ja mulle tegelikult isegi meeldib nii kirjutada ausalt öeldes. Ma olen avastanud, et siis ma hakkan arvestama selle konkreetse näitleja eripäraga ja see on ka mingis mõttes nagu dokumentaalne materjal tegelikult, et ma mõtlen, et milliseid rolle ta on varem teinud ja mis tal seal füüsises toimub ja nii edasi, eks ju. Ja kuidagi arvestad sellega ka ja hakkan seda sealt võtma ja minu jaoks on see tohutult inspireeriv alati, et mul on isegi tõesti natuke kergendus või hea meel, kui mulle öeldakse see trupp ette ära juba. Et just kuidagi selle sama lõpu puhul, mida ma mainisin, oli täpselt teada, nii et mul oli see tegelaskond kohe olemas, et meil on
trupis 2 naist ja 3 meest ja me kujundame selle näo selle järgi ja nii edasi ja need vanused ja kõik need asjad ja kuidagi kohe mõtlesin selle peale ja nende inimeste peale ja hästi tore oli tegelikult. Ja muidugi on tore, kui keegi teeb sinu eest töö ära, et see etteantud tingimused antakse ette ja mul jääb üks töö vähem teha. Kuigi mõnikord on ka see, et praegu ma mõtlen siin järgmise aasta ühte teksti ja ma tean, et see näitleja, kelle peale ma mõtlesin, seal ei saa seal olla, siis ma juba hakkan vaikselt nagu mõttes hakkab see kohandumine, et ma ikka ei saa seda teha ja siis hakkab nagu mingi teine tegelane tekkima, kellest ma ei teagi, kes ta on lõpuks. Et ikka tegelikult keegi, isegi kui sa ei tea kindlalt, aga keegi ikkagi kuskil kuklas vähemalt mingi tüüp. Mul on see häda muidugi, et ma mõnikord hakkangi alla kirjutama tegelikult näitlejale, et Pireti juttu kuulasin, enamasti tahad jah, nagu et tuleks näitlejal väljakutse veel, aga mingil hetkel avastad kurja küll, et ma olen siin juba natukene hakanud tema selliseid põhivahendeid kasutama. Samas see ei ole ka halb see, et sa teed selle kollaaži erinevatest näitlejatest, sest Öökuningannat ma just kirjutasin nii, et ma mõtlesin erinevate vägevate Eesti suurte naisnäitlejate peale ja kuidagi natuke kasutasin mingisuguseid nende maneere seal, et tekkis selline kollektiivne tegelane ja võib-olla see on täiesti üks variant, kuidas edasi minna. No mõnikord lihtsalt vahetan ära tegelase või selle näitleja, et mõtlesin teda sellele rollile, aga kuna ma ise lavastan, siis ma lükkan ta hoopis teise rolli ja selle rolli, mis ma talle kirjutasin, on kellelegi teisele, et see nagu päästab natuke ära, et läheb huvitavamaks ka proovides. Me oleme vist suht ikka alati kirjutanud nii, et ma tean, kus see tuleb ja kes teevad ja kes mängivad ja ma täitsa usun sellisesse nagu ainult kirjandusliku näidendi võimalikkusesse ka, aga ikkagi meie töös ju meie nagu põhiline väljund on lava ja selles mõttes mulle tundub, et mida rohkem nende antustega arvestada selle ruumiga ja selle linnaga, kus see tuleb välja ja selle kooslusega, kes seda tegema hakkab, et ta annab mingisuguseid nagu mänguvahendeid, millega sa hakkad nagu opereerima ja päris sageli dramatiseeringute puhul eriti, aga oma näitemängude puhul ka on see asi, et tegelasi on rohkem kui näitlejaid. Ja siis on ka nagu mingi see asi, millega sa tegelikult juba, et kui sa seda arvestad, palju sul on näitlejaid, palju tegelasi sa saad ühes stseenis kokku lasta lavale, kuidas sul on, kas sul on vaja aega, et näitleja jõuab ümber kehastuda või see toimub laval või ühesõnaga, et sa selle kaudu ju tegelikult ka lood mingit mingis mõttes on see juba nagu lavastusliku struktuuri loomine, aga tegelikult on see ju ka, see on ju ka dramaturgia selles mõttes, et mis näitleja kehastab, mis järjekorras, milliseid tegelasi või milliseid teemasid ta hakkab kandma läbi erinevate tegelaskujude või see, kui samad näitlejad kohtuvad erinevate tegelastena selle õhtu jooksul laval, mis tähendusi hakkab see looma, et selliseid mänguvahendeid see inimeste ette teadmine pakub. Kuna me vaikselt läheneme oma vestluse, ütleme, lõpupoole, siis võib-olla tõmbaks selle pilgu korraks nagu laiemaks teie endi loomingult ja korraks mõtleks võib-olla üldisemalt sellele Eesti näitekirjandusele, ma ei tea, selle seisule võib-olla praegu. Mis teie jaoks või mis teid rõõmustab, ütleme praegu Eesti näitekirjanduses ja Eesti nagu kuidagi dramaturgia olukorras ja võib-olla ei taha öelda, et mis kurvastab, aga mida te võib-olla sooviksite? Aga ütleme ikka, mis kurvastab, jah. Ikka öelda, mis kurvastab. Mis rõõmustab on ikkagi jätkuvalt see, et meil on see Eesti teater ja et see on nii mitmekülgne ja et siin on need võimalused olemas, et me eestlastena oleme teatrirahvas, me armastame oma teatrit ja me tahame seda teha ja me tahame seda käia vaatamas. Et see on tõesti, ma ütleks, Eesti rahvuslik eripära ja see on
ilus, et meil on selline oma rahvuslik eripära ja me armastame seda ja hoiame seda tõesti. Et see on see, mis mind alati rõõmustab kuidagi. Ja teisalt ma saan kohe tuua ühe statistika, mis mind väga kurvastab tegelikult. Et ma ei tea, miks mulle vahel numbrid meeldivad, kuigi mulle jäävad kehvasti meelde, aga vahel ma kuidagi ikkagi jagu jälgin neid. Ja sel suvel ma tegin sellise huvitava statistika, et ma võtsin ette kõik Eesti suvelavastused ja ma lugesin kokku, kui palju on Eesti suvelavastuste juures olnud naisautoreid ja kui palju on olnud meesautoreid ja arvestasin ka dramatiseerijaid, mitte ainult autoreid siis. Ja sain sellise huvitava numbri, et samal ajal kui naisautoreid dramatiseerijaid oli 14, oli meesautoreid dramatiseerijaid 44. Et see on siis see, mis mind tegi kurvaks ja ma loodan, et me liigume ühel ilusal päeval selle võrdsema numbri suunas. Et kuidagi, et õpitakse usaldama naiste kogemust, nende vaatepunkti ja tõesti pöördutakse rohkem meie poole. No, mina mõtlen, et mis nagu rõõmu teeb, on see, et on väga mitmekesiseks läinud, et on tekkinud sellised huvitavad väiketeatrid, väiksed trupid, kes ongi nagu sõpruskonnad, aga samas nagu, no ma ei mõtle ainult siin Eero Epnerit ja Ulfsaki ja sellist koosluseid, vaid tekivad sellised, nagu eelmisel suvel oli Saaremaal oli siis, ma ei julge nime öelda nüüd, see Kohver. Et see oli üllatav, kuidas nagu need inimesed, kes on ka dokmaterjaliga jälle töötatud, aga see, kuidas see nagu mingi sõpruskonna käes hakkab nagu muutuma mingiks nende omaks vahendiks, et ma ütlen, et need on seinast seina, et enam ei ole dokumentaalnäidend selline nagu Karusoo teda alguses julgelt tegi, et selline hästi otse ütleb ja hästi jõuliselt peale lendav. Et seda on, aga need kihid on või need kõik, ma ütlen, et see on hästi rikas, et kahjuks ainult väikeste koosluste juures, et tegelikult võiks need olla, juba väikselt jõuavad, ka Rahamaa oli ju väga suure mastaabiga tehtud asi. Et selles suhtes nad jõuavad ka oma suurte vormideni, ma arvan, et siit edasi on ainult nagu järjest huvitavamaks läheb, et ma nagu selle pärast üldse ei muretse. Aga kas millegi pärast valutad südant? Ikka selline, et probleem, et kui sihtasutused jõuaks ka oma sellises rahastuses kuidagi sinnamaani, et nad saaks lubada endale rohkem Eesti tekste, et siis oleks see nagu natukene selline suurem suhtlus tekiks nende väikeste ja suurte truppide vahel, et mul on mõnikord nagu lihtsalt sihtasutuste näitlejatest kahju, et on see rahastus lihtsalt ei võimalda teha mingeid, tuleb otsida mingeid selliseid kindla peale asju, mis nagu toovad selle publiku saali ja jumal paraku, ega see vaataja maitse alati ei ole kõige huvitavam, et kuigi ma ütlen, et positiivne on see, et see rikastub. Ja selles täpselt tahtsin öelda seda sama, mis Urmas just rääkis, et see mitmekesisus ja ikkagi ma ei ole nüüd kokku lugenud ja võrreldnud neid numbreid, aga mul tundub, et see kvantiteet on ka viimasel ajal ikka kõvasti kasvanud selles mõttes, kui palju ka igasuguste rühmatööde, aga tänu neile, kui palju nendega koos tehakse üldse nagu algupärast materjali teatris, et sellist võib-olla juhuslikult leitud välistramaturgiat on võib-olla selle võrra vähem ja on rohkem selliseid, ütleme siis ideest, vajadusest, sisemisest tungist alguse saanud teatritükke, ükskõik kas need on siis, isegi selles mõttes jah, dramatiseeringute puhul ka, see on ju see sama asi, et keegi on midagi lugenud ja talle tundub, et see asi peaks olema laval, aga eks ole, dramatiseerimise käigus sa pead seda oma mõtet nii palju nagu
proovile panema või edasi arendama, et seal on mingisugune sellega juba tuleb mingisugune suurem isiklikkus juurde ja siis selle see teine pool, mis sa just rääkisid, et see, et selline kindla peale minek ja suhteliselt võib-olla tähendab, ma ei ole üldse ju hea tõlkedramaturgia vastu, kaugel sellest on ju väga-väga häid näitemänge, mida kirjutatakse praegu ja mida on kirjutatud aastate jooksul ja seal on väga kõnetavaid teemasid ja magusaid võimalusi näitlejatele ja lavastajatele ja nii edasi, aga jah, vahepeal mul nagu mingeid tükke vaadates tekib nagu see mõte, et kui et mõne asja puhul saad aru, et nüüd nagu otsiti midagi, mida teha ja siis midagi leiti ja siis see tehti ära. Et ütleme selliseid lavastajaid Eestis, kes leiavad kvaliteetset, põnevat, tänases päevas kõnekat välisdramaturgiat ei ole väga palju, minu meelest see, mida teeb järjepidevalt Taago Tubin, on täiesti imetlusväärne, mis materjalide peale tal nina on. Aga ja loomulikult nagu häid materjale teevad teised ka, ma kuidagi ei taha üldse seda öelda, aga võib-olla see, et mõne asja puhul ma mõtlen, et kas nüüd selle tõlgitud perekonnadraama asemel võib-olla on kuskil kellelgi Eestis või kas või näidendivõistluse tekstide hulgas mingisuguseid väga potentsiaalikaid tekste, mida võib-olla lihtsalt peaks koos autoriga edasi arendama enne kui ta jõuab lavale, sest lihtsalt nende välistekstide puhul ilmselt sageli asi on selles, et see töö on juba ära tehtud esmalavastuse juures ja need tekstid, mis meile tõlgitakse, on juba selle nii-öelda arendamise filtri läbinud. Aga et kui me võib-olla veidi rohkem viitsiks sellega tegeleda, et leida need teemad ja materjalid, mis kõnetavad siin täna inimesi, et see keel ja need kujundid, milles täna Eestis kirjutatakse, et need jõuaks rohkem lavale, et see oleks tore. Ja mina olen ka nõus sellega, et võib-olla isegi tahaks teha sellise mingi omamoodi nagu üleskutse lavastajatele või inimestele, kes otsivad neid materjale, et võib-olla meil on endal midagi juba olemas sellel teemal, mis kõnetab, aga võib-olla ka tasub ikkagi julgemalt pöörduda Eesti näitekirjanike poole, et äkki sind praegu kõnetab see teema, et ma ei pea võtma seda Austraaliast või USA-st või nii edasi, et see midagi on meil endal siin ka sees, et meil on ka ju sotsiaalne närv ja kuidagi tundlikkus üleval ja nii edasi ja samal ajal me tõesti ka ei pea panema ühe suve jooksul lavale 3-4 metsikut läänt. Et see on ka nagu teema, et räägime rohkem omavahel läbi, et äkki me leiame midagi veel või kuidagi niimoodi. Et see kuidagi natuke teeb nagu nukraks vahepeal, aga muidugi jällegi ongi hea meel, et sünnib ka palju omaloomingut sellistest peamiselt isegi trupitöödest, aga kuidagi saab paremini. Aga võib-olla seda ongi siis hea kuidagi lõpetuseks soovida, et rohkem omavahelist tõesti võib-olla sellist suhtlemist ja oma mingite soovide ja mõtete edastamist nii lavastajatelt siis näitekirjanikele või ka vastupidi, on ju. Et ma arvan, et see on nagu hea suund. Igal juhul ma tänan teid selle vestluse eest ja võib-olla teile veel soovin siis ka teravat silma ja teravat sulge, et ikka neid teemasid oleks millest kirjutada ja et see mõte jookseks. Nii et aitäh! Aitäh!